Eesti mängurid on alati huvi tundnud mängude vastu, mis toimuvad Eestis. Kuigi suurem osa mängudest toimub just igal pool mujal kui meie riigis, on tegelikult olemas ka valik mänge, mis toimuvad just siin. Tänases videos vaatame üle mängud, mis toimuvad Eestis. Mänge, mis on üles ehitatud maailmakaardile, leidub suurel hulgal. Mängus Euroopa Universaalis on võimalik juhtida Eesti riiki, hoides balansis majandust, diplomaatiat ja sõjaväge ning läbi õigete liigutuste vallutada kogu Euroopa. Kui leiad, et riigi juhtimine on sinu jaoks liigne töö, siis mängus Plague Inc. saad Baltikumis välja arendada superviiruse, millega ära hävitada kogu inimkond. Arendada on võimalik mitmeid erinevaid tüüpe bioloogilisi relvi, parasiite, baktereid ning võidelda tuleb ravimite ja vaktsiini vastu. Kuigi Call of Duty 4 ei toimu otseselt Eesti pinnal, leidub üks mängumissioon aset Eesti lipu alla kuuluval laeval. Missioonis tuleb vallutada laev, mis on täis vene keelt rääkivaid sõdureid ning hiljem elusalt põgeneda uppuvalt laevalt. Mängus Splinter Cell saab ühes missioonis külastada Saaremaad, Pihtla valda. Just seal asub Eesti häkkerite koobas, kuhu on vaja antud missioonis sisse hiilida ning süsteemi häkkida. Kuigi Eesti on IT-riik, on võib-olla maailmale jäänud veidikene vale mulje meist. Battlefield 1 on samuti valinud üheks oma toimumispaigaks just Saaremaa. Mängu üks mapp toimub 1917. aasta talvel Saaremaa rannikul, kus võidelda saab nii venelaste poolel, kes saart kaitsevad, kui ka sakslaste poolel, kes rünnates merelt üritavad saart vallutada. Kuigi lennusimulaatoritest on tuntuim Flight Simulator X, on mängu edukaks mantlipärijaks X-Plane 11. Mäng katab ära kogu maailma kui ka kogu Eesti. Lennata saab 13 erineva lennujaama vahel ning külastada peaaegu igat linna. Mäng on üles ehitatud päris kaartidele, mistõttu leiad mängust üles ka oma kodutänava. Mängus on suur valik õhusõidukeid ning neile, kellel on lennufoobia, võivad mängu modifitseerida ja avastada Eestit ka autoga. Euro Truck Simulaator on põhjalikult üles ehitanud Eesti suurimad linnad ning maanteed. Mängumaailm on hiigelsuur ja külastada on võimalik peaaegu kogu Euroopat. Sõita saab tuntud veoautomarkidega ning neid tuunida vastavalt oma soovidele. Mängus saab raha teenida, võttes peale kaupa erinevalt firmadelt ning edendades oma firmat. Mängul on olemas ka multiplayer variant, kus üle 4000 inimese liikleb korraga ringi Euroopas ning näha võib erinevaid konvoisid ja palju liiklusraevu. Tuleb tõdeda, et mänge, mis toimuvad Eestis, on rohkem kui soovida võiks. Kui jätsin midagi siin loetelus mainimata, siis anna märku kommentaariumis. Tänan kõigile, et vaatasite.